The Health Clinicu leidsin internetis guugeldades, otsides siis informatsiooni rinnaoperatsioonide kohta ja suhtlesin ka tuttavatega, kes on kus käinud protseduuridel ja Health Clinic oli üks, mis tõusis esile. Valisin The Health Clinicu nende kodulehekülje järgi. Vaatasin seal ringi ja mulle meeldis väga lugeda inimeste tagasisidet. Kõik oli väga positiivne, erinevaid argumente toodud, miks nad rahule jäid ja samuti oli ka kirurgide seas tuntud nimesid. Seetõttu tekkis usaldus selle kliiniku vastu. Kliinikuga võtsin ühendust telefoni teel, kuna see tundus kõige kiirem viis ja üllatuseks sain konsultatsioonile aja juba paari päeva pärast. Operatsiooni osas tekitas kõhklusi ja hirme taastumisaeg. Kartsin liiga pikka kodus olemist ja liiga valulikku taastumist, mis aga ei olnud üldse õigustatud. Ja teisalt kartsin ka seda, et võib-olla mu ootused on liiga kõrged ja võib-olla see tulemus ei näe just selline välja, nagu ma ise olin oma peas ette kujutanud. Kõhklustest ja hirmudest sain lahti päris kiiresti, kui suhtlesin kirurgiga. Ja ta selgitas mulle, kui vähene on protsenti võimalus, et midagi läheks valesti või ei kujuneks välja ootuspäraselt. Ja kuna me ka koos valisime välja B-Light implantaadid, millega siis pidi taastumisperiood olema kiirem ja valutu, siis see andis ka nagu hoogu juurde, et ilmselt ei ole see nii hull midagi. Küsimusi kirurgile väga palju ei olnud, kuna olin eelnevalt teinud ka eeltööd ja lugenud protseduuri kohta päris palju. Küll aga huvitas mind tulevikus laste saamine ja imetamine. Aga kirurg ütles, et sellele tänapäeval ei ole mitte mingeid piiranguid. Haiglasse kaasa pakkisin hügieenitarbed ja hommikumantli. Igaks juhuks võtsin ka kaasa natukene näksimist, kuna teadsin, et ilmselt tuleb jääda ööseks. Aga muud midagi vaja ei olnudki, haiglas oli kõik olemas. Esmamulje kliinikust oli väga positiivne, meeldiv ja soe vastuvõtt, väga avatud suhtumine, ilus ja viisakas kaasaegne kliinik ja palat meenutas justkui hotellituba. Kirurg ja haigla personal olid väga toredad. Kirurg doktor Siim Simmo oli äärmiselt meeldiv ja mõistev. Temaga tekkis meil kohe alguses väga hea kontakt. Sain kõigile oma küsimustele ilusti vastused ja samamoodi ka haiglas õed ja teised kaastöötajad olid ka kõik väga toetavad ja hoolitsevad. Pidevalt käidi uurimas, kuidas on, kas on midagi vaja, kas on mingeid soove. See kõik oli tõeliselt meeldiv. Operatsioon läks hästi, kestis kõigest pool tundi ja narkoosist toibusin ka suhteliselt kiiresti. Peale seda sain ka koheselt intensiivist välja oma palatisse ja seal juba puhkasin ja taastusin narkoosist. Esimesed emotsioonid operatsiooni järgsel hommikul, kui siis arst tuli kontrolli tegema, olid suurepärased. Ma mõtlesin, et vau, olen nüüd ilusam. Ja nii oligi. Kõik oli läinud nii, nagu me planeerisime ja ootasime. Ja nii arst kui ka ma ise olime tulemusega väga rahul.
Operatsioonist taastumine läks suhteliselt kergelt. Olin arvestanud ja oodanud midagi hullemat. Aga reaalsus oli ikkagi see, et sain lihtsalt nädal aega kodus puhata ja erilisi vaevusi millegi tegemisel ei tekkinud. Inimesele, kes kaalub minna rinnaoperatsioonile, soovitaksin kindlasti see protseduur ette võtta, kuna tulevik on palju ilusam, kui inimene on iseendaga rahul. Küll aga soovitaksin kindlasti teha hea valik kirurgi osas. Ehk siis oluline on saavutada hea kontakt kirurgiga, leida see usaldus ja saada vastused kõigile oma küsimustele. Siis kaovad ka hirmud ja kõhklused. Peale operatsiooni on mu elu kindlasti palju muutunud positiivsemaks. Tunnen ennast oma kehas palju enesekindlamana ja riided ja kõik sobivad selga justkui valatult. Ma ei pea enam muretsema, kas ma näen piisavalt hea välja. Tunnen ennast väga naiselikuna ja tulevik on ilusam.